No hõissa, kuhu ma siis tulnud olen? Muidugi Põhanda jõe peale. Tulin ka nüüd mitmeks päevaks siia appi. Ikkagi suvevaheaeg ju ja tulin siis esialgsetel plaanidel siis 5 päeva. Olen abis. Ja mis praegu toimub? Praegu toimub see, et läheb kalale. Õigemini ma lähen älli otsima nüüd. Äll on poistega kalal. Ja ma võtsin ka ühe ritva kaasa. Ja kui mul on üks ritt kaasas, siis lihtsalt ritvaga püüda ei saa. Mul on lante ka vaja, nii ma olen lantidele kõigepealt järgi. Ja muidugi on sääsed mul siin. Kauks siis rikkusid sääsed mulle une ära. Nimelt siis ma läksin siis magama ja öösel mitmeid kordi ikka ärkasin üles ka. Ja nüüd ma olengi siin ja jälle on mul sääsed siin. Aga läheb siis otsib kõik teised üles. Teised on kuskil alla voolu. Kuskil. See oli praegu hästi öeldud, nii et. Aga mõelge, kui mõnus oleks praegu tulla isegi siia, vaadata, kuidas kaldapääsukesed välja urgudest lendavad, nautida sihukest ilu päikeseloojangu ajal. Ja kes tõesti tahab sellest asjast osa saada, siis minge vaadake sihukest lehte nagu peregalooduses.ee. Ja siin on kobras. Hops, nägite. Läks vee alla. See oli praegu koppera onu. Ja räägitakse, et siin on noored koppera onud. Tõenäoliselt tuleb kohe välja tagasi. Siin on näha ka, et siin ta ujub siin praegu. Vähemalt tundub, et ta see ujub. Nii et siin on kopperonud liiguvad ka ikkagi ringi. Et toimetavad. Toimub see, et nüüd ma läbisin seda piiri, kus ma pole edasi läinudki. Et sügisel saigi Raunoga siiani käidud ja edasi ei jõudnud, kuna hakkas pimedaks minema. Ja täna täpselt sama situatsioon tegelikult. Ka vaikselt pimedaks minema, aga lähen edasi. Kuna teised on allapoole, ma pole veel teisi kohanud. No näed, juba tagasi sõit. Ja miks tagasi sõit? Sellepärast, et kuidagi ilmus siia Risto. Ma ei tea, mismoodi see võimalik on. Ja teised lähevad ees. Äll ja Rauno. Ma ei tea, kuidas Risto siia teleporteerus, lihtsalt minu paati järsku. ja trollame tagasi, ma sain ka landi, nii et nüüd sõidame vaikselt tagasi. Oleme tagasi. 2 paati on tagasi siin siis ilusasti. Ja siin saadi siis mingit saaki ka, vaata, mis siis siin saadi. Mis te siis head saite täna? 2 ahvenat. 29, 24. Ei, mingi 5 ahvenat ju. No siis ikka on. Et siuke värk siis. Ja tulime ka kaldale ära, et läheb pimedaks ja siin on siis peremees on siukse äged asja siin ehitanud üles. Kõik kohe lambikesed töötavad siin. Siuke väga upane ja mõnus värk. Siin niimoodi õhtul oled ja oled siin ja kaldal ja vaatad ja pärast näiteks kalapüüki ja veel õhtul siin teed õhtused toimingud, istud, sööd. No nii, mis toimub? No hakkab lõpuks seda köögiosa lage maha võtma. Ja uut nii-öelda, et teise korruse põrandat saaks teha, tuleb see lagi jalust ära võtta. Teisel korrusel tulevad siis põrandad alad, alt tuleb kuidagi moodi veel täpselt ei tea, kuidas vastu, mis hakkab hoidma seda puiste villa, mis sinna vahele tuleb. Ja teebki jupi kaupa, praegu teeb köögiosa ära. Asjad on kõik köögist ära viidud või kinni vahetud ja siis liigub edasi siit järjest toa poole. Aga siin muud polegi, et eks siis tõmbab lahti selle ja siis vaatab vahepeal, mis siit paistab. No nii, mis toimub? Keir on ilgelt must. Ja siin käib üleval lammutamine. Et peaaegu kõik on siit tänane osa on ära võetud. Need lähevadki siit veel ära. Siit on veel 1 vaja võtta. 2 tegelikult. Seal on ka veel midagi võtta, aga siit sai täitsa kõik. Siin on täitsa tühjus. On juba järgmine päev, tegelikult juba ammu on järgmise päeva õhtu. Oleme siin juba seda
köögipoolset teist korrust jõudnud päris palju ehitada. Alt on juba plaat laes. Ja mis mina hakkan nüüd tegema? Hakkan siis seda asja seal lammutama. Et võtab siit lae lahti. Kõik see lae võtab lahti ära. Ja võtab ka siis seda hakkame lammutama. Õigemini mina hakkan lammutama seda. Et hakkab seda siit maha lõhkuma. Midagi siit jätab alles. Aga jaa, võtab siit see lae maha ära. Et siis saab juba siia, et ennem on vaja siia, kui hakkab siia lage tegema uut, on vaja kõigepealt siia ära laduda uus sein ja siis saab alles hakata tegema. Pärast on muidu ilge jamamine, et lihtsam on praegu ära teha. On juba 3. päev ja sai ka lõpetatud sellega, et otsustasime ikkagi, et võtame terve selle seina maha. Et seda sellepärast, et see alumine palk, mis seal jooksis, see oli üleni mätasel ja jõhkralt punaseid sipelkaid ka täis seal. Et lihtsam oli see ära likvideerida ja likvideerisin ka, seal alt tuli veel hunnik välja neid. Ja nii on ka juba elu käib. Vaikselt põrand tuleb üles ja mina mingi hetk hakkan siis seda lage altpoolt ära võtma. Seal on siis nagu need laelauad ka, et hakkan noid ära võtma. Et need paksud brussid, mis siin praegu on, või paksud lauad, need jäävad, aga need saab alt juba ära võtta. Ja. Toimub see, et siin on mingid kilekambrid tekkinud. Et üks kilekamber on siin, teises on siis Kairit, kes kolistab kööki nüüd ja siis sai siit 3. ka ette tõmmatud veel. Et siin on nii palju kilekambrid järsku tekkinud ja ongi see laud soovitud kohani maas. Et see osa jääb järgmiseks korraks. Et teeb jupi kaupa. Et ei hakka ju kõike majast välja tõstma siin. Nüüd tuleb kõik see papp ka veel alla kakkuda veel. Ja siis jääb asi pooleli. Sest ülevalt ei ole veel valmis üks osa. Et kui selle osa siin saab valmis, selle talade osa siin, koos siis soojustuse ja pealmise OSP-ga, siis saab hakata järgmist tükki tegema. Enne ei saa teha. Et peab tegema jah, selle köögi osa valmis. Ja siis hakkab siit toa osa tegema. Ja enne kui seda üldse siin tegema hakkab, on vaja see müür siia üles lükata. Et saab ka muidugi vastupidi, et ennem see teha ja pärast müür, aga ma arvan, et lihtsam on jah, see müür ennem ära teha. No nii, lähme õue ka vahelduseks. Ja kaua me siin sees ikka istume. Ja no jah, vist õue ikka päris minna ei taha. Ja äll on ka praegu metsas sihukese vihmaga. Teeb seal videot. Oi, loom jõudis. Nii, kuidas emotsioonid? Elu kiirni jooks, jah? Niuke jooks, et veel koperdasin ja käisin veel muna sisse, kurat, maa oli ka. No nii, mis sa siis tegema hakkad? Proovib teha selle nõgese varrest saadud kiust tuustiga siis seda tuld süüdata, et ma olen seda varem teinud, on õnnestunud, aga nüüd siis proovib uuesti nagu selle videosse ka saada. Videosse ma pole minu arust ei ole ennem nõgese kiuga näidanud, aga see töötab samamoodi nagu takuga või vatiga, lihtsalt kõvasti raskem, kiud peab hästi peenikene olema. Valmistasin ühe ette, ühe tuusti. Et jah, kes tahab siis minna vaadata seda videot, siis Perega looduses kanalil hakkage liikmeks ja liikme videoks siis tuleb see video, et siis saate vaadata. Ahoi, mingi valge muumia siin pool. Puistekad toppima siis. Need plaadid on siin praegu ajutiselt niimoodi, kuigi nad vist pärast jäävadki niimoodi. Aga lihtsalt praegu, et noh, saaks kõndida, et nad on lahtiselt peal siin. Ja vaatame, mida need teised siin teevad. Ja mida teie teete? Et me lähme tähistama 2 aasta üksteise ärakannatamist kuskile. Hakkab siis seda värki siin toppima. Et enne sai natukene ka oma erialast töös siin arvestatud. Et sai vetsu pandud lampa, normaalne lampa, mitte mingi pataeridega lampa, vaid normaalne lampa. Et siis ei ole seda probleemi, et pataeridega lampa tühjaks saab seal, et siis
saad ilusti panna lampa põlema, lähme vaatame seda lampat. Nii, selles majakeses on siis nüüd lampa olemas. Muidu olid sellised lampad, aga sai arendatud üks siuke lampasi ülesse. Et läheb ilusti põlema ja siis saab siin oma toiminguid teha valgemini ja seda lampat saab veel keerata ka, et sa ei pea siin nagu vaeva nägema, aga jätame ta niimoodi, siis muidu mõni 2-meetrine lööb oma pea sinna lampasse ära ja siis saad ilusti siin istuda, toimetada. Vahepeal peab natuke arendama ka, et arendustööd tegema. Vahepeal on vaja siukest asja ka natuke teha, et kõik ei saa alati nii originaalselt toppide külge nagu ette nähtud on. Vahepeal peab natukene lisaks arendama, kuigi see oli vist olnud mingi kämpsalamp kunagi, nii et siis ta oli ka kuidagi sinna arendatud. Mis toimub? Toimub see, et 2 kotti on ära pandud ja ütleme niimoodi, et siin on umbes pool, et üks siukene 1/3 on pandud. Ehk siis siin võibki see 6 kotti kõik siia ära minna, isegi vähem. Äkki siuke 5 kotti läheb siia või? Kas toimub see, et sai enam tehtud või? Et eks homme peremees vaatab üle, kas talle sobib. Et kohati ma isegi näen, et siin näiteks võiks natuke sättida teda. Et muidugi jah, alati saab paremini teha. Aga jaa, usun, et on okei. Ja mis nüüd hakkab tegema? Ega töö sellega pole veel lõppenud. Tahaks ka siis täna juba ära võtta lae maha võtta. Et eile sai ju siit alt siis laelaud maha. Kuskil siia samma Brussini sai siia maha võetud, vist see ongi äkki viimane laud. Ja nüüd on aeg võtta siis kõik see maha. Ja siis võib-olla ka tänaseks aitab, eks vaatab, mis kell on ja otsustab selle järgi. Sammutab lage, et juba pool on ära, pool sellest laest, 2 lauda veel. Aga mis on hea, need lauad saab niimoodi kätte, näete. Tõstad lihtsalt lops üles ja võtad ära. Ainuke probleem on nüüd see, et see laud üleval on laud ja see on täpselt natukene vale koha peal. Ehk siis tuleb teda nihutada veelgi akna poole, et saaks siis hakata edasi võtma. Ja siis siit ka sama teema tegelikult, need kõik lauad on lahtiselt siin. Ja toetavad nende peale. Ja ütleme niimoodi, et siin põhitala, mis üldse hoiab, mingi seesama liist siin, seesama liist hoiab seda asja üldse koos. Et kõik see ülejäänu on mäda. Näete ise, kõik siin näete. Kõik see on siin mäda. Isegi pool sellest liistust on ära mädanenud. Ja müür jäi ka selliseks, et seda siis sellepärast, et otsa sai. Ja teiseks peab see asi kuivama ka, et ei saa kohe panna paks otsa toppida uut tavaari. Et nüüd natuke kuivab, äll laob mingi päev edasi, kui ta toob juurde. Aga need lauad muidugi, mis laes olid sellised lauad, need lõikab kõik ühteks ära. Ja võtsin ära just liistu ja palun. Võt siuke probleem on siis. Et näete ise Võt see on see, kui vett lekib sisse katusest ja kinni õigel ajal ei pane. Võt siuke teema siis. Et see ei kandnud mitte midagi. Et ütleme niimoodi, et see sein kuidagi veel kandis siin ära natukene. Et kui peale astusid, siis ei kukkunud päris läbi, aga ütleme niimoodi, et kui ma selle seina lõhkusin vahelt ära,
siis ainult siit 2 laua peal veel julges käia, sest kui juba siia poole hakkasid astuma, siis hakkas ikka juba vajuma ka. Aga mis nüüd teeb? Ega veel töö peale kõik. Koristada on ka veel vaja. Koristab selle jama ära siit põrandalt. Pühib ka siit ülevalt alade pealt ära. No nii, mis toimub? Et kõik see jama, mis mitu päeva siia kogunes, see lauajama, see kõik sai ära lõigatud. Ka siit sai ära lõigatud. Et siit sai sellest aknast ju välja propitud. Aga nüüd hakkab siis ühte teist videot tegema kohe, et natuke teistsugune video tuleb ka kohe, et see tuleb eraldi video täiesti. Olen nüüd Leevaku Paisjärve juures, Talli juures tulin ära, et tulin siia, vaatan natukene, mis siin siis on, mida siin täpselt ei ole. Aga ega midagi, et selline video siis seekord. Et näete, siin on niuke kõrgus ja siin on ka kõvasti suurem kõrgus, kui ma mäletan. Ja siin on vesi kõvasti kõrgem, kui siin mäletan, et oli. Täitsa pekkis siia. Sinna vette ma minna ei tahaks. Sinna sisse ma ei tahaks minna. Ja tulin vaatama jälle seda Leevaku paisu ja aga ega midagi. Aitäh, et vaatasite ja kohtume peagi järgmises videos. Tšauki!